Hakka kvaliteedinopete videotes anname nõu kvaliteetse õppekava loomiseks. Kvaliteedinopete 4. videos vaatame, mis peab kirjas olema koolituse lõpetamise tingimustes ja kas õppija saab koolituse lõpus tunnistuse või tõendi. Tõendi ja tunnistuse väljatoomise nõue õppekavas tuleneb kehtivast seadusandlusest. Täienduskoolituse standard on see dokument, mis ütleb, millised on õppekavade nõuded. Millal saab õppija tunnistuse? Tunnistuse saamise eelduseks on, et õppija õpiväljundite omandamist hinnatakse. Hindamine on oluline, sest siis saad teada, kas õppijad on saavutanud selle, mida õppekava on lubanud. Hindamine on ka kinnitus õppijale või tema tööandjale, et õppija tõesti teab ja oskab seda, mida õppima tuli. Hindamisel saad olla loominguline, kuid jälgi, et hindad ikka õpiväljundeid ehk neid teadmisi ja oskusi, mida õppekavas kursuse lõpuks lubad. Oluline on ka jälgida, et valitud hindamise viisiga oleks võimalik õpiväljundite saavutamist hinnata. Näiteks praktiliste oskuste hindamiseks ei sobi test, küll aga mõni praktiline töö. Mis saab aga nendest õppijatest, kes ei jõua koolituse lõpuni või ei omanda koolitusele seatud õpiväljundeid? Sellisel juhul tuleb õppijale anda tõend. Tõend anna juhul, kui õppija ei omandanud õpiväljundeid ja sai hinda õpiväljundite saavutamist. Koolitusasutus võib seada tingimusi ka tõendi saamisele, näiteks osalemine vähemalt 50% auditoorsetes tundides. Kas koolitusasutus võib anda koolituse lõppedes ka rahvusvahelise dokumendi või sertifikaadi? Täienduskoolituse standard näeb siiski ette, et õppijale tuleb igal juhul anda kas tunnistus või tõend, aga neile lisaks võib koolitusasutus anda ka teisi dokumente. Näiteks juhul, kui asutusel on õigus korraldada rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaadieksameid. Kokkuvõtteks. Koolituse lõppedes tuleb täienduskoolitusasutusel väljastada dokument, mis on kirjas õppekavas. Loodame, et said sellest videost häid mõtteid. Kui vajad abi täienduskoolituse õppekava koostamisel, vaata meie teisi videoid ja uuri lisa selle video kirjeldusest.